kõigepealt, kui me Linnariga vestlema hakkame, siis ma tahan rääkida selle raamatu saamise loost. Ja selleks ma pean minema 25 aastat tagasi, aastasse 2000, kui ma oma praeguse elukaaslasega ikka ööseti Nightmani ööklubisse sattusin. Ja seal kord sellises joviaalses meeleolus paari leti ääres nägin Linnarit, kuulus intellektuaal ja pöördusin tema poole ja Linnarile omaselt muidugi ta vaatas mulle otsa, ütles, et kuidas nii koledaid mehi siia sisse lastakse ja pööras selja. Aastad läksid ja me Linnariga kohtusime ikka erinevatel kultuurisündmustel, ta harjus muga, rääkisime ja mingi aeg rääkisime kirjanikest ja kunagi ta seletas mulle ka minu lemmikkirjaniku taust edasi, Stefan Zweigi elulugu ja nõnda me suhtlesime, kuni eelmisel aastal saime jälle ühel kultuurisündmusele kokku, nimelt Kroonika meelelaudusauhindadel. Ja ma küsisin Linnari käest, et kuidas läheb, mis su plaanid on ja Linnar rääkis siis oma plaanidest ja ma ütlesin, et Linnar, ma avaldan su raamatu, teeme ära. Ta jäi mulle otsa vaatama, ta ei uskunud. Aga igal juhul ta jäi sellises kangeses poosi pikalt seisma, nii et see valge veiniklaas ta käes, ma arvan, et see vein soojenes seal päris kuumaks. Aga nüüd on see raamat valmis ja siin. Lülitama mikrofon sisse, alustame. No, alustame ka. Ma pean ütlema, et Linnariga vesteldes peab muidugi ette valmistuma see, kui me Feilmani kohvikust aga kokku saame, see on üks asi, aga et Linnariga rääkima hakata, siis ma endale tavapäratul moel olen teinud ka märkmed. Aga alustame kõigepealt sellest, Linnar. Ei, me alustame kõigepealt sellest, et minu paremal käel istub Tiina Uvar, kes on selle raamatu võrratu kujundaja. Ja hea kolleeg oli ka sisuliste märkuste tegemisel ja oli ühtlasi ka minu esimene kriitik seal. Ja meil õnnestus kahe peale siis tänu Peetsile õnnestus see raamat siis niisuguseks teha, nagu ta siin on. Aga kõigepealt ma tahaksin teha ühe väikese liigutuse, enne kui me jutustama hakkame. Nimelt ma mõtlesin Tiina peale siis, kui ma viimati veebruarikuus olin Indias ja mõtlesin, et ma toon talle ühe mälestuseseme meie koostöö märgiks. Seni, kui see oma kotis kohmid, siis ma ütlen veel lisaks, et raamat sai ka valmis tänu kahele lahkekäelsele toetajale. Joakim Helenius on siin ja Väino Kaldoja. Nii palju, kui ma tean, siis Väino promob oma iseseisvat autot kuskil seal Araabias. Nii, aitäh. Tänan. Me kohtume Linnariga täna esimest korda. Me oleme Näost näkku. Ja, et 3 kuud olnud meilivahetuses ja sünnitasime raamatu. Ja see on tõsi ja nii palju, kui ma tean, siis teie koostöö Linnariga läks hästi, sellepärast, et Linnar on ju teada tuntud, ega ei ole kerge inimene ja ma pidin telefoni teil Linnaril mitmeid kordi peale lugema, et ole hästi delikaatne ja tundub, et õnnistus. Oi, ma olen ju maailma kõige delikaatsem inimene, et sa teaksid. No seda me vestlusega jooksul näeme. Aga alustaks sellest, Linnar, kõik geniaalsed ideed ja mõtted, kui nad valmis saavad ja kõigile teada saavad, siis nad tunduvad juba harjumuspärased, nad ei tundu kõik geniaalsed. Näiteks maakülgetõmb, gravitatsioon. Kui Newton seletas ära tänu selle, et tal õun pähe kukkus, siis ma tahaks küsida, et kus sa selle idee said? Kas sa kukkusid vasta köögilaua nurka või äkki mõni kalli šampus ja pudeli kork tabas sind? Kuidas sul, sellest ma ütlen ära, kohe see raamat on omasuguste hulgas unikaalne. Sellepärast, et see, kuidas Linnar
on kunsti ja loomulikult seletanud, tuues sinna täiesti kunstivälistest valdkondadest näiteid, mis esmapilgul tunduvad täiesti võõrad. Aga kunst saabki ju inspiratsiooni ja tegelikult elust. Lihtne, et ja sellist raamatut me oleme uurinud. Maailma kunstikirjanduse ajaloos ei ole ilmunud. Kus sa selle mõtte said? Mis õun sulle päev uks? Ma nüüd pomoloogiast ei alustaks, aga kunstiga on niisugune asi, et tema välist asja nagu ei ole olemas. Kui ta on kunst, siis on kõik asjad kuidagi temaga seotud. Kui ta ei ole kunst ja seda on paraku rohkem, seda mitte kunsti, seda niisugust, mida mina keeldun kunstiks nimetamast, mida küll näitusesaalis näidatakse ja presenteeritakse ja galeriides müüakse ja kiidetakse. Enamik sellest on rämps, ma ei pea seda kunstiks. Aga kui on kunst, kui on tõeline kunst, siis on kõik asjad maailmas temaga seotud. Selles mõttes ei ole seal räägitud kunstivälistest asjadest, vastupidi, ma olen püüdnud näidata seda kunsti kõikehaaravust või seda, et kunst neelab selle maailma ja võib muutuda ise sellepärast maailmaks, milles saab elada, milles kannatab elada. See on tähtis. Teine asi on see, et kunagi ma Londonist ostsin omaaegse Briti muuseumi direktori Neil MacGregori raamatu, kus ta räägib 100 Briti muuseumi eksponaadi näitel maailma tsivilisatsiooni arengust. Võtab ühe mingisuguse eksponaadi, neid on tal seal küll, ta valib need väga osavalt välja, need 100 tükki ja näitab siis, mismoodi üks eksponaat kajastab näiteks metallraha teket, teine kajastab teatava tehnoloogia levikut mööda siiditeed ja nii edasi ja nii edasi. Mulle jättis see väga hea mulje. Selles mõttes võtan mina ka ühe teose, aga ma ei võta mitte mingisugust ükskõik millist artefakti, vaid midagi niisugust, mida saab nimetada kunstiteoseks ja räägin temast. Meie häda on ju selles, et kunstiteadlased, keda nüüd ette valmistatakse kunstiakadeemias, nendel on üks viga. Nad ei oska rääkida teosest. Anna neile teos kätte ja nad ei oska sellest rääkida. Nad hakkavad rääkima stalinlikest repressioonidest, mis olid sel ajal, kui see teos valmis ja ühiskondlikest survetest ja muutustest, aga see ei ole kunstiteadus, see on sotsioloogia äärmisel juhul. Ja kui ma ütlen talle, et pane nüüd näpp selle teose peal, näita, siin on sul pilt, pane näpp sinna, kus on stalinlikud repressioonid siin selle pildi peal. Siis ta ütleb, ei, need ei ole siin pildi peal, aga kunstiteadlane peab rääkima sellest, mis on pildi peal, mitte pildi ümber ja pildi taga. Just nimelt see teose keskus on see, mida ma tahan selle raamatuga rõhutada. Tähele panna teoseid. Goethe ütles selle kohta aperçu, prantsuse sõna. See on tähelepanek, jah, et sa paned midagi tähele, midagi teraselt märkad, mis on ühes või teises teoses olemas ja siis näed, et selle pisikese trikli kaudu avaneb korraga uks tervesse kunstiteoreetilisse problemaatikasse. Vaat see on tähtis, see tähelepanelikkus teoste vaatlemisel ja kirjeldada seda, mis on teoste sees. Mis on teoste sees, mitte ainult teoste peal, vaid ka teoste sees. Mitte teoste ümber, mitte teoste taga, vaid teoste sees. Ühesõnaga teosed nagu lahti teha ja näidata nende teoste kuuluvust siis teatavasse teema või probleemiringi kultuuri ajaloos. Aga näed, ma olen hea jutuga on ju. Ja tuleksin tagasi ka selle alguse juurde. Ühelgi asjal ei ole päris algust. Võib-olla on kuskil seal suur pauk või issand jumal, kes ütles saagu valgus või midagi niisugust. Aga igal asjal on mingisugune eellugu. Iga asi on tagajärg. Iga asi on millegi tagajärg. Ja see raamat on muidugi ka tagajärg. Ma alustan sinu juttu poole pealt.
poole pealt, nimelt sellest, seal oli kroonika õhtu oli, pidustus mingil puhul valiti kõige seksikamad, ma mäletan meie seda. Sinna kuidagi ei mahtud. Mina ei saanud auhinda kahjuks ja aga küll oli seal palju tuttavaid, ma Rannapiga rääkisime pikalt ja Anne Veskiga rääkisime ja Taska poiss ütles, et tema hakkab tegema filmi sellest Musta pori näkku ja mille ma mõtlema tal maha laitsin, aga tal ei mõju ju, niikuinii teeb ära. Ja siis ajasin seal juttu ja üks põhjus, kuidas ma sinna sattusin, oli muidugi Tiina Park, kes kutsus mind lihtsalt sinna kaasa. Ja mina palju tänu Tiinale, kui ta siin on, siis on ta siin ei ole, siis tervitame teda mõttes tagaselja. Ja tema kutsus mind sinna kaasa ja seal mina sinu tuttavatega rääkisin ja Andres tuli ligi ja küsis, et mis sa siin vahid kurva näoga. Või kuidas sa elad, ega ta niimoodi küsis, mis tema ju oli minu kurbusest või midagi. Küsis selle tavalise küsimuse, kuidas läheb ja ma ütlesin, no näed, vaata probleema on mul, et nagu ikka ma kirjutan ju enne raamat valmis, ega ma ei tea, mis sellest saab. Oma doktoritöö 3 köidet, klassitsismi ma kirjutasin enne valmis, ega ma ei teadnud, mis sellest saab. Aga näe, ära kaitsesin. Ja jälle tuli keegi tuli ja näitas näpuga, et teeme ära, mis seal siis on. Ja nüüd tuli Andres ja mina ütlesin, et vaat mul on üks niisugune käsikiri, aga seda muidugi mitte keegi ei avalda, sellepärast, et see on nii kallis trükk ja palju värvilisi pilte selleks, et oleks selge, millest ma räägin, sest minu põhimõte on see, et ma ei räägi mitte millestki niisugust, mida ma ei saa näidata. Ma ei aja mingit auru jõudu, ma näitan pildi pealt, millest ma räägin, kui ma teost analüüsin. Ja et seda võimatu on seda avaldada, Andres, et mis asja, miks sa kohe minu juurde ei tulnud? Ja, et teeme selle asja ära. Ma tõesti ei uskunud oma kõrvu. Kuule, võta lonksvet vahepeal. Lähme edasi. Muides Neil McGregor oli vist Londoni National Gallery pikaaegne juht, eks ole. Ja muuseumi juht, ja sa ütlesid, et millelgi pole algust. Mul tuli kohe Uno Naissa lugu meelde. Neil päevil polnud algust. Pärast võib-olla ma mängin. Kuule, aga looming kuulub inimestele, aga loome paradigma on vaikselt puutunud. Täna on ju tehisintelligents ja AI, mis võiks ka ju sellega ära teha, kui sa sinna sisestad. Ma tegin ükskord eksperimendi, palusin kirjutada luuletuse õnnetust armastusest ja palusin, et kirjutan nii kui tavaline ja siis palusin, et kirjutan nüüd Baudelaire'i vormis. Ja tõesti, ta tegi mõlemad kõik need rütmika ja kõik. Aga miks sa AI-d ei ole proovinud? Oleks sisestanud need asjad ära ja teinud sul kõik selle samuti. Vasta enne sellele ma küsin, miks ma selle küsimuse üldse esitasin. Sorry, noh. Minul ei ole sellest masinast kuigi palju kasu. Just täna juhtus see, et filosoof Mart Raukas saatis mulle luuletuse minu raamatu ilmumise puhul. Luuletus oli saksa keeles. Mina lugesin seda ja vaatasin, et ta ütles, et tema kaaslane selle nüüd tegi kohe. Mina vaatasin, et logiseb, aga midagi on seal Rilkest ja midagi on seal Georg Trakklist, ühesõnaga 20. sajandi algus saksa luule, niisugused intonatsioonid kirjutasin ma. Tema masina käest päris siis järele ja mis on seos sellel Goethega ja masin ütles, et Goethe kasutas seda sõna ja seda motiivi ja niimoodi. Aga seal ei olnud seda Goethe intonatsiooni mitte üks raas. Ma ütlesin Raukasele, et kuule, lase sellel masinal nüüd defineerida, mis on Trakkli luule intonatsioon. Raukas ütles, ma parem vist ei tee seda, äkki läheb rikki. Ja seda ei ole võimalik ja miks ei ole seda võimalik öelda, sellepärast, et sel masinal on olulised asjad puudu kunstivallas. Ma räägin kui kunstnik, kes tegeleb suurte arvutustega ja statistiliste arvukorpustega, sellel on masinast kasu muidugi.
on ta siis Felix või on ta mingisugune kõrgemat sorti aparaat tal käes. Aga kui sa tegeled kunstiga, siis see on midagi niisugust, kuhu masin ei saa üle selle läve, ta ei pääse kunstialale, ei pääse sisse. Ja siin on terve põhjus, rida põhjusi. Näiteks tal ei ole sünesteetilist tunnet, mis on kujundiloomes tähtis. Sünesteesia on see, kui üks meelemodaalsus tekitab ärritusega teises meelemodaalsuses. Näiteks mingisugune valgus on mulle teatavat heli tekitab mul, jah, teatavat heli. Või mingisugune maitseaisting, magus näiteks on minu jaoks on must, jah, musta värvi, aga kellegi teise jaoks on ta mingisugust muud värvi kujutluses. Või siis Clemens Brentanost, kellest ma kirjutasin oma ülikooli lõputöö, tema näiteks lõhnad helisevad tal on see sünesteesia süsteem on tal väga keeruline. Ja masinal seda ei ole, masin ei suuda selle pärast kujundeid luua. Linnar, aga on veel niisugune mõiste nagu kromesteesia, see tähendab seda, et kui sa midagi kuuled, siis sa näed seda värvides. Kas see on sünesteesia liik, ma ei tea, miks sa seda sõna kasutad, see on sünesteesia. Okei, aga läheme nüüd rumalate küsimuste juurde, sellepärast, et Linnar on geniaalne vastaja rumalatele küsimustele. Ma luban, et ma ei küsi su käest, et mis asi on armastus või elu mõte. Nii rumalaks ma lähen, aga räägiks ilust. Näiteks meil öeldakse, et ilu on vaataja silmas või ilu ei kõlba patta panna. Sinu enda arusaamine ilust on selline, sa oled ühes intervjuus öeldud, et ilusale inimesele antakse kõik andeks, teda isegi panda vangi. Aga ma käisin eelmine nädal Mai Nuke Maali näituse avamisel ja Mai ütles oma avakõnes, et ilul ei ole mingit tähendust. Ilu ei ole üldse tähtis. Mis sa ütled? Vaata nüüd, kust ma selle nukkega arveid hakkan õiendama. Esiteks, minu siiras veendumus on see, et ilu on olemas ainult kunstis. Ilu puudutab ainult kunsti ja kui me räägime ilusast inimesest, siis me vaatame seda inimest kui kunstiteost. Ja kui ta on ilus, mis ma tast vangi panen, ega ma kunstiteost ei pane ju vangi. Kunstiteose ma võin äärmisel juhul ära peita kuskile ja ilusa inimese täpselt samuti peidan ära ja ainult ise vaatan teda. Kõik see, mida me nimetame iluks väljaspool kunsti, need on mingisugused muud asjad, näiteks looduse ülevus. Ülevus on see, mida me võime nimetada iluks. Või siis on niisugune rahulikkus, mis meid tekitab. See ei ole ilu, sellepärast kui te vaatate nii-öelda ilusat päikeseloojangut, siis kujutlege, et keegi on selle õlivärvidega maalinud ja teie ees on kitsch. Kuule, see ei ole ilu. Sa ütled, et ilu ei ole väljaspool kunsti, aga ma hakkasin mõtlema näiteks sellise väljendi peal nagu ilukirjandus. Kui sa hakkad nüüd Euroopa keeles mõtlema, otsima, siis seal öeldakse fiction. Soomikis fiktsioon, et mis meil siis eestlased vigati, et me oleme selle kirjanduse nimetanud ilukirjanduseks. Velletter on prantskeeles täpselt samuti, ilukirjandus. Schöngeistige literatuur on saksa keeles. No las ta olla, mina olen filoloog, mina sõnu ei karda ja mina võin neid julgelt kasutada, nähes ka, et nad ei kajasta täpselt seda mõisteparadigmat, milles mina liigun. Aga ma lõpin sellega selleks, et minust aru saadaks, ütlen ma ikka ilukirjandus. Ega ma midagi muud ei oska selle kohta välja mõtelda, äkki ei saada aru, kui ma veel leiutan mingi sõna sinna. No aga näiteks veel eestlaste leiutatud atonüümid, et siga ilus või jube ilus ja kas see teistel rahvastel ka mingi film oli ka, mingi Itaalia film, kus oli ka mingi, mis oli? No ma rääkisin seda, et mingi asi võib olla kohutavalt ilus, see on enamasti siis ülev
looduses. Kohutavalt ilus kosk langeb kõrgelt mägedest alla, mühinaga, võimas niisugune, kohutavalt ilus ilu, mis kohutab, jah. Okei, ma lubasin, et me selliseks pikaks loenguks seda jutuajamist ei tee, sest meil on siin ka edasi, tšau Kertu. Aga tulles veel sinu raamatu juurde tagasi, seal on päris mitu asja. Ma kõigepealt räägiks, seal on üks peatükk, mis on kirjas naise koht. Sa küll seletad ära, et miks see naine on sellel maalis selliseks sinna positsioneeritud, aga mis on naise koht üldse maailmas väljaspool kunsti, ütle mulle? Naise koht, nagu sa näed, on keskne. Ja vaadates seda peatükki seal, et kus on naise koht, et tekkis selline tore mõte, et kui mees peab kuidagi näitama, et tema on see, siis järelikult on püksid naise jalas, muidu ei peaks näitama. Seal on sellised kunstiteosed, kus... No ilma püksata naist on ka... Seal raamatus on sellised kunstiteosed... Seelik siis. Seelik on mehe seljas. Seal raamatus on sellised kunstiteosed ka toodud, kus inimestel üldse pükse jalas ei ole ja seal on niisugused antiiksed vaasid, kus on kujutatud inimeste ühtimist ja ma mõtleks, et aja jooksul on tekkinud mõisted, on erootika, seksuaalsus ja fotograafia ja pornograafia. Et kui me vaatame antiikseid kunstiteosed ja muud, et siis me seda ei pea pornograafiaks, aga kui see on foto peale pandud, siis see on pornograafia. Kuidas neid mõisteid omavahel? Vaat sellest ma kirjutan peatükis pealkirjaga Rooma lamp, kus ma räägin pornograafia, erootika ja dokumentalistika erinevusest, jah. Ja sellest, kuidas kunsti ajalugu vabandab välja see, mis me tänapäeval võib-olla kunstis loeksime, et see puudutab kuidagi pirtsutama löönud ühiskonna mingisugust närvi, seksuaalselt rahuldamata inimeste närve puudutab see mingisugune alasti inimkeha pilt. Niipea kui ta on antiik, siis on ta kaitstud selle ajaloolise, ütleme siis, vaabaga või selle taga ta on õilistatud ja vana. Aga kui me nüüd, seal on veel peatükk Mapplethorpe'ist on seal peatükk, kui me nüüd vaatame, kuidas see tänapäeva akti kujutus muutub kaitstuks või omandab selle kunstilise kaitsekihi, mis Mapplethorpe'i loomingu näitel on ju väga selgesti juhtunud. Alguses pandi tema näitusi kinni ja keelati tema pildid ja kästi ära koristada. Vaat, et tehti trahvigi. Aga nüüd on ta aktsepteeritud, on omaks võetud. Esiteks ta suri vahepeal muidugi ära. Ja surnut ei saa enam trahvida, tal pole raha. Surilinal pole taskuid, nagu ütleb juudi vanasõna. Aga teiseks on teatav, kunstnikul on õigus kehtestada ka teatavaid uusi piire või rajajooni ühiskonna arusaamades. Revolutsioneerida või vähemalt evolutsioneerida ühiskonda enese ümber. Kunstnikul peab olema mõju, mis ta muidu teeb, kui tal mõju ei ole. Mitte keegi, ausalt öelda, ma ei usu seda inimest, kes ütleb, et ma kirjutan näiteks luulet, kirjutan ainult ise enda tarbeks. Ei saa kirjuta midagi, ära tule mulle ajama. Küll sa tahad, et keegi selle kunagi üles leiaks ja selle heaks kiidaks, mis sa oled teinud. Kunstniku ülesanne on mõjuda, avaldada mõju. See on üldse kultuuri toimemehhanism. Õpetaja tahab avaldada oma õpilasele mõju. Ja kui te nüüd vaatate seda moodsat pedagoogikat näiteks, seal öeldakse, et mis sa mõjutad õpilast, jah?
õpetajale öeldakse, et õpetaja ei tohi õpilast mõjutada, ei tohi talle hindeid panna, sest laps võib solvuda või tekitada talle võistlusmomenti või niimoodi. Terve pedagoogika on üks ainus mõjutamine. Õpetaja tahab, et see laps vähemalt temasuguseks muutuks. Lapsed muutuvad muidugi kõik omasuguseks, aga õpetaja tahab, et laps oleks sama tark kui tema või et laps oleks veelgi targem, aga liiguks edasi seda sama teed mööda. Kaugushüppetreener tahab, et tema käealune hüppaks kaugust kaugemale kui tema. See treener, kes kadestab oma õpilast, et see korraga hüppab kaugemale kui tema omal ajal hüppas, see ei kõlba treeneriks ometi, jah. Nii et see on pedagoogika ja see on terve kultuuri levimise mehhanism või kultuuri alal hoidmise mehhanism on mõju. Avaldada kellelegi mõju. Goethe mõju, Shakespeare'i mõju, sellepärast on nad suured kirjanikud, suured kultuurinähtused, et nende mõju kestab. Nende mõju kestab isegi nii palju, kui te vaatate, kui palju on neid, kes Goethe eest raha saavad, palka saavad, igasugused Goethe instituudid üle maailma, teadlased, kes uurivad Goethe loomingut, kõik teenivad Goethe nime pealt raha. Goethe toob sisse raha, jah. Goethe on suur kultuurinähtus tänu sellele, et tal on mõju, nii et igaüks tahab mõjuda, kaasa arvatud mina. Ja. Ma ei tea, mina kirjutan küll luuletusi, aga iseenda jaoks ja kui ma valetaja. Ei, lase ma räägin lõpuni, aga siis, kui ma tunnen süüd või paha, siis ma lihtsalt need tunded vangistan nende mustade trükitähtedega sinna valgele paberilele ja löön kaanet kinni ja lähen edasi. Aga kui sa ütled, et see kõlbab teiste jaoks, siis ma võtan kätte ja avaldan. Ei, sa pead enne mulle näitama, siis ma ütlen, kas teiste jaoks kõlbab. Ma tean, mis sealt tuleb. Aga ma lubasin ja leppisin kokku, et me väga pikka loengut ei tee, sest et sul on veel ees, sa pead need raamatud allkirjastama. Ja seni, kui sa hakkad need raamatuid allkirjastama, siis ma olen palunud tulla täna hetke meie kõige esindliku ja kuulsama pianisti Sten, kus sa oled Sten Heinoja? Sten Heinoja mängib saateks natuke muusikat, aga enne, ma ei tea, mis repertuaar, kas Mart Saart või midagi. Mart Saart, jah. Aga enne ma olen palunud, et ta mängiks hoopis teise loo, ma võtan, kohe räägin. Loo, mille linna ma kingin sulle. Sellepärast, et see raamat, mis sa tegid, see on tegelikult kingitus kultuuriinimestele ja ma loodan, et ka trammijuhtidele ja raamatupidajatele ja turvameestele ka, sest et kes teil keelab silma ringi aada. Ja minul oli see selles mõttes suureks kingituseks, et ma mäletan seda hetke, see mälupilt, mis mul jääb eluks ajaks meelde, kui ma läksin trükikotta ja sinuga koos. Ja katsusin seda raamatut ja lehti. See oli vapustav elamus, see oli kingitus. Ja ma olen siis komponeerinud ühe loo, mille nimi on I'm Still Here. Et ma olen ikka siin, ma olen pidanud siin silmas ja selle loo noodid ma raamisid ära ja ma kingin need sulle. Kui sul seina peal ruumi ei ole ja kui sul need meeldi, siis sa võid need kasutada teisel otstarbel, sest et need teravad nukkadega lendavad hästi, et sa võid oma kõige suurema vihavaenlase akna sellega sisse visata. Nii, aitäh. No ja kuulame ära siis selle loo. Ma tean, et need noodid on su jaoks nagu hieroglüüfid, aga vaata, loen takti.